tere sõbrad! Kõik lapsed jäävad meesteks või siis peaaegu vastupidi. Igal juhul täna on selline lugu, et sumisevad ja teevad igast muid hääli meil laua peal droonid. Me hakkame ka sumisema, ma arvan. Peale nendega mängimist. Parrot on saanud valmis järjekordselt asjad, mis asutus esmapilgul on niivõrd... Totrad. Jah, totrad, väga õige sõna. Et juba nimed on sellised nagu, vaata vanasti indiaanlased panid selliseid nimesid nagu mingi mägine kits või noh, mis iganes. Ehk et hüppav sumo on siis see mees siin. Ja roniv. Veerev pigem. Veerev ämblik on siis tegelikult see loom, kes võib ka avalt teha niimoodi veeremisele vahepeal ja tagasi tulla. Hakkame pihta siis maalähedasemast maadlejast, eks ole. Maadlejast. Vaata, need maadlejad on siin, üks on selline nagu kitsas maadleja, teine on lai maadleja või on nad üks ja sama maadleja? Erinevad on, üks on must. Must on lai maadleja ja valge on kitsas, aga samal ajal võid ka teha niimoodi, et nii saab teha. Ja siis on mõlemad nagu ühesugused. Kui sa esimest korda seda nägid, sa arvasid, mida siis on? Ma arvasin, et see on nagu mingi poolik auto sõitiste ringi, et mõtlesin, et see on mingi jupp sul jäänud kuskilt üle nagu. Mulle ausalt meenutab see, vaata, me tegime Ninebotides saadet, vaata, need olid suured. Ja see on lihtsalt väike. Need on väiksed meikesed saaks sellega sõita. Aga siia käib ka siis selline sank käib külge niimoodi, et saavad ringi sõita sellega. Põhimõtteliselt küll, jah. Kodus panna mõne looma sinna peale näiteks. Jah, mingi väikese looma. Väikese looma. Hamstri tõmbad sinna nagu klepsuga kinni. Igal juhul, jah, asi ongi siis nagu väikene ilma sangata Ninebot, mida saab juhtida oma nutitelefoniga, tahvliga, millega iganes ja mis teeb lisaks sõitmisele veel igasuguseid vigureid. Näiteks hüppab, filmib, häälitseb. Ja nii ongi, jah. Rohkem ei tegi enam midagi või? No keerleb. Noogutab. Toksib. Lööb. Ja kus juures ta sõidab ka mööda ette näidatud trajektoori. Jah, saad teha plaani ja öelda, et palun tee seda. Ja, mine näiteks iga hommiku käi korra liivakasti juures, kus magab kass või käib asjal mingil kellaajal, ajada kohe närvi ja tule tagasi siis lihtsalt. Siia saab ka sisse pista mälukaardi või täpsemalt öeldes küll USB pulga, mis küll paraku peab olema mikro USB pulk. Ilmselt see on nüüd selline asi, mida paljud näevad esimest korda, sest mina nägin seda ka esimest korda. Alles väga hiljuti. Ja siin on ühes otsas USB, teises otsas on ka USB, ainult üks on tavaline, teine on mikro. Ja see käib siis siia auku. Ja see pulk on abiks siis sellepärast, et siis saab ka videot siia salvestada. Ütlema sees, mis see mällu ei saa video salvestada, saab ainult pilte salvestada. Vaatame siis üle veereva ämbliku ka. Aga mismoodi? Ta nagu ei näe üldse ämbliku moodi välja ja ta nagu kuidas ta veereb? Niimoodi. Veerev ämblikku muudab veerevaks veerevad rattad, mis käivad siia lihtsalt kuidagi krõpsti külge. Nii. Ma saan aru siis, et ämblik selles mõttes, et sa võid sõita sellega nii laes, nii seina peal. Jah, igal pool võid sõita ja tegelikult annavad need rattad ka talle väga palju tugevust. Põhimõtteliselt maha kukkudes peaks asi ikkagi säilitama oma omadused. See tähendab seda, et lendama ja veerema ja tegema mida iganes. Ja teeb see ka igasuguseid trikke, aga siin ei ole küll kaamerat. Sellist kaamerat, mis siis filmiks ettepoole. Siin all on küll muide kaamera, see väike kaamera. Sellega ta vaatab eelkõige seda, kas ta püsib paigal, aga ta teeb pilte ka sellega. Aga see on nagu kõigest VGA kvaliteediga, eks ole, et ega sealt vist midagi head loota ei ole. No jah, sealt lihtsalt näed, et midagi juhtub. Aga see on teooria. Nüüd järgneb praktika. Veerev ämblik nagu näha juba veereb, ehk et ta praegu ei tõusegi lendu, vaid mul on siin nagu virtuaalne joystick ja edasi on nagu ikka edasi, aga suhteliselt suure inertsiga, sest et tegemist on ju ikkagi hõljukiga ja tegelikult saab ta ka teoorias mööda mingit seinu üles lennata, aga me lihtsalt ei ole veel nii pädevad, et seda kuidagi teha, et ta nagu väga tahab, aga ta kohe päris sõidurežiimis nagu ei lenda. Ja muidugi seda, kuidas teda juhtida, seda saab siit valida, et siin on neid režiime asutus mitu, et minul on praegu valitud nagu joypad või joystick, aga normal ja ace on siis mõlemad sellised režiimid, millega saab teda siis kallutamisega juhtida, et panna lihtsalt näpp peale ja nüüd, kui ma kallutan seda, siis hakkab ta liikuma. Pöörata saab siit, eks ole, ja nüüd kallutamisega siis
Minu soovitus on see, et tuleks valida seda seadet natuke testidena, me tuleks valida selline seade, millel tõesti on head kallutusandurid, nagu et tahvel on selleks head, sest ma paari telefoniga olen siin katsetanud ja tunnistama, et natukene liiga konarlik võib-olla telefonide puhul. Muideks üldse, kui me nüüd juhtimisest räägime, siis tegelikult iPadiga teda või ilmselt ka iOS-i seadmega see asi toimub kõik palju kiiremini, palju nagu vahetum on see, et Androidiga ja muidugi lennata, siis võib ka vabalt tegelikult koos nende ratastega taga nüüd laksti kohe õhku tõusta. Ja ta on tegelikult ikkagi üli stabiilne, et see on ausalt hämmastab, kui stabiilne see pisikene kopter on. Et kui need väiksed hupsanid on nagu pigem ikkagi sellised, et nendega tuleb ikka ise olla ka nagu mees. Kogu aeg nagu sättima teda nagu. Jah, et ta ikka hakkab minema, siis läheb, siis ausalt öeldes siin. Mulle tundub, Glenn, et su 8 minutit lennuaega hakkab täis saama. Jah, hakkab küll 13% veel, eks ole. Ja tegelikult muidugi, kui oskust piisavalt juba on, siis vähemalt teoorias oleks võimalik taga ka minna lakke ja näiteks seal sõita. Et võib vaadata kohe, kas mul ka õnnestub. Ja nüüd hakkad siin rahulikult niimoodi edasi veerama. Või mitte küll just rahulikult, aga peaaegu rahulikult. Sellega saab lampide pealt tolmu võtta. Väga hästi mis juures. Kui väga kõrged laed on kodus, siis on väga mõnus tolmu võtta. Ehk siis tegelikult on ta täiesti tegus, nii et see rataste ja muu asja kombinatsioon tegelikult muudab ta ikka nagu hämmastavalt lollikindlaks. Ja mida ma tahtsin veel näidata selle veereva ämbliku puhul on see, et kuivõrd selline hästi, kõik asjad peavad vastu ja kui see tiivika kuskile otse lendab, siis tuleb lihtsalt see tiivika ära. See tuleb siit lupsti ära ja reeglina ei lähe katki. Meil selle paugutamisega ei ole veel õnnestunud seda ära lõhkuda. Ehk et viskad lihtsalt käest ära ja siis ta ise saab kohe aru, et nii kui vaba langemine tekib, et siis ta ka sojuvalt hakkab lendama. Ja muidugi lihtsalt õhus saate ka teha igasuguseid trikke, et siin on võimalik teha niisuguseid flippe. Et neid on eri liike, et kas ta teeb siis edasi või tagasi või paremale või vasakule, aga ma proovin taga nüüd koju tagasi lennata ja vaadata, kas siis laua peale õnnestub maandumine. Nii. Nüüd lähme edasi hüppava sumo juurde. Hüppavad sumod on muidugi ebareaalne nähtus, aga siiski nad on olemas. Siin nad on. Oi. Teevad häält ka. Juhitakse neid muideks mõlemaid siis sama rakendusega tegelikult. Parrot FreeFlight 3 juhib nii seda ämbliku kui ka sumo. Eelmine kasutas Bluetoothi. Jah, siis sumo kasutab Wi-Fit. Ja üle Wi-Fi on ka näha pilti, muideks, mida võib selle mälukaardi peale ka salvestada. Sõita on ausalt sumoga sõita on väga lihtne ja väga fun. Siin on üks suur kang, mis on siis nii-öelda edasi-tagasi liikumiseks ja kallutamine on see, mis siis sumot keerab ja kallutab, aga tegelikult võib ta ka lihtsalt pöörab ennast siin niimoodi oma kraade saab ka siit lihtsalt parema käega pöörata ja igasuguseid naljakaid trikke teeb ta ka palju, näiteks sellist asja. Või mida iganes. Peab tunnistama, et jällegist on suhteliselt täpne, et siin on võimalik joonistada talle mingisugune traaktor ette. Me katsetasime siin poes ümber mingisuguse leti sõita, siis ta jõudis tegelikult 20 cm täpsusega õigesse kohta. Aga muidugi põhiline fun on ikkagi see, et sõita taga just nimelt selle kaamera järgi. Hüppata siit laua pealt praegu rahulikult lihtsalt minema ja nagu näha, kui ta maha kukkudes, ta saab aru, mis pidi ta kukkus, nii et ega ta ei unusta seda ära. Wi-Fi ulatusega on nagu ta on, et kui lageplats on, siis võiks isegi 50 meetrit võibolla tulla. Aga kui väga lage plats ei ole, siis võib muidugi juhtuda, et see Wi-Fi signaal kuskilt maalt hakkab katkema. Siit ekraani pealt on näha ka tegelikult, palju seda Wi-Fit on. Aga juhtida on teda Wi-Figa täiesti võimalik, et ei ole niimoodi, et ei ole mingisugust sellist väga katkendlikku ühendust, vaid sa saad aru täpselt, kus sa oled, et õigel ajal pöörad ära ja et pigem on see teema, et näiteks me oleme siin Euronixi poes, kus ma lihtsalt eksin ära. Ma küll kuulen, et on kuskil, aga ma ei saa täpselt aru, kus kohas. Nüüd me oleme siit poolt mööda. Aha, siin on nüüd Laas, kes meil filmib. Võime proovida hüpata teda. Hüpatame kaamerameest. Ja samal ajal ta kõike filmib. Ja see film on päris hea kvaliteediga ka tundub olevat. Jaa, meie istume. Ja nagu näha, isegi maandumisel ta jätab meelde selle, mis pidi ta oli. Need asendisensorid on nii täpsed, et võime siin poes vaadata teisele poole ringi. Siin keegi kõnnib, võime minna ehmatada näiteks seda poissi, kes juba ehmub ilma isegi. Ilma, et me tahaks teda ehmatada.
Võimalik on ka siis hoo pealt hüpata. Ja, üritame ta jälitada näiteks praegu. Nii. Ilmselgelt juba on häiritud. Nii, seal ta on. Nii. Peame talt kirjaliku nõusoleku pärast võtma, et ta on saates. Sinna ta tuli niimoodi ja hüppame. Ja samas koduloomad kõik kardavad ja väiksemad lapsed, kes on nooremad kui paar aastat, need pigem nagu kardavad. Jah, nemad ei ole päris veendunud, mis asi see täpselt on, eks ole. Sest on üsna kurjad näod on pähe neil joonistatud, ütleme niimoodi. Tunnistame, et Diffi leviala on praegu küll päris hea siin, et sa oled ikka vist väga kaugel ära läinud. Ma arvan, et sa isegi ei tea, kuhu poole sa sõidad enam. Lähme hüppame neid tädisid. Ma kuulen, et ta kusagil nagu oleks. No siin samas ongi. Ongi, jah. Ja siin saab teha sumopättelit ka. Ehmatame tädisid. Ühesõnaga, inimesi saab seda ka ehmatada. See on üks põhilisi asju. See on väga lõbus. Sellega saab teha... Lõpetuseks siis ka asjaliku toote infot. Neid saab osta umbes täpselt nädala pärast. Ütleme, et jõulude ajal saab kindlasti osta. Karbis kaasas on üks aku, kaabel selle USB kaudu laadimiseks. Ja muidugi tahtmata nüüd siin kriitikat teha, aga siiski peab seda ütlema, et see aku laadimine läbi selle USB pordi võtab suhteliselt kaua. Tunnikene. Ja isegi rohkem. Et akusid võiks rohkem varuda, kui juba osta, siis võiks 2-3 akut juures olla. Need ei ole nii väga kallid enam võrreldes seda seadme hinda. Jah, eks nad sinna 10-20 euro vahele ilmselt jääb see aku, kui see ka eraldi tuleb müügile. Et see on võib-olla alguses selline asi, mis tahad nagu lennata või ringi mürada ja siis saab aku laksti tühjaks, siis pead panema selle juhtmes seadme taha, et ei ole nagu eraldi laadijat. Küüsi närima nii kaua, kui aga saadaval on ka eraldi akulaadija ja eraldi akud. Mida veel? Ägedad mänguasjad on nagu igal juhul. On. Lihtsalt ütleme niimoodi, et Android, iOS võrreldes juhtimisel, siis iOS jääb peale täna. Kuigi esines ka siin paar sellist huvitavat hälvet, aga ilmselt tarkvara nagu paraneb, eks siis kõik saab nagu... Jah, siin kui juba huvitav hälve oli lihtsalt see, et kui ühendus kadus ära, pidin ma tegema iPadile mõned korrad nagu restardi, et ta võtaks uuesti ühenduse. Et eks me siin muidugi möllasime ka nendega palju ja erinevad seadmed, erinevad võrgud, erinevad levialad, siin on Wi-Fi nii-öelda õhk on paks Wi-Fist, on ju. Et eks neid rõõme on ikkagi, et... Aga kui Sumo läheb magama, siis ta läheb magama. Jah. Paneme ära siis. Ja meie lähme ka magama. Veerev ämblik on juba hakanud veerema. Et kui tal need rattad on pandud külge, siis saab ta ka lihtsalt niimoodi maas ringi sõita. Ai! Nagu näha, veerev ämblik juba nüüd veereb. Et kui tal need rattad on küljes, siis on siin